Miks sa oled peadpidi mootoris? Tutvun ta hingeeluga. Äkki ei oleks vaja tutvuda hingeeluga. Vaatame, mis me näeme siit. Kas nukkvõil on oma koha peal? Jah, ühest tükist täitsa. Ei no vaatame, natuke enne sõidetud ja fikseerime olukorra ära, mis seis on. Ega see olukorra fikseerimine ei ole siin niisama. Karel vahetas õli jälle. Peale igat etappi on auto hooldusõli vahetus ja siia filtri peale oli ladestunud üks väikene tükikene. Ma panin selle juba. Oota, ma tean, kus ma panin. See on teel laborisse. Ma olen toon tagasi poole tee peal. Mingi siuke imepisike metallitükike, mida magneti ei võta ja mulle tundub, et see on kokku prestitud alumiiniumi tükk, mis on siis omakorda juba sealt, ta on kuidagi sinna paaki sattunud taha ja siis ta on ette tõmmatud, siis ta on pumbast läbi käinud, vaata sellest kuivkartri pumbast ja siis ta ongi jäänud siia filtri peale pidama, et uuele ringile kuhugi plokki ei läheks. Aga ma mingit paanikat ei näe ja ülejäänud sõel on puhas ja kõik õli on puhas ja see ei ole nagu paanika koht, sellepärast, et see võib olla mootori ploki kaane tegemisest alumiinium, tükk on alumiinium ja ta võib olla lihtsalt kuskilt ennast nüüd lahti logistanud. See on ainuke mingisugune käega katsutav tükk, mis siit peale 4. õlivahetust on tulnud. Mul telefoniga tegi pilti ka, ma saan panna siia lähedal. Aga Magnus arvas, ei, võtame klapikambri rane maha, vaata, mis seal all ka on. See on kõige lihtsam asi, kuna tegemist on nii reisnukkade asjadega, et vaadata, mis seis nendel originaalpocketitel on. Et vahest UTC-tel on komme pealt lohku süüa nad. No kurat, kui on mingi tõrge ja häda, siis see on esimene asi, mis nagu näitab seda. Seda küll, aga nii vara vaata, et lohku kuluma hakkaks veel peale siin 4. No kunagi ei tea, vaata. Aga näe, vaata, nüüd ongi näed see sinine värv ja kollane värv, mis sinna filtrisse tuleb, näete. Siit tulebki, vaata, sa pead ise teadma ka, mis automootoris on, muidu see hirmuga hakkad otsima. Kus see sinine tuleb, näed, siit tulebki. Kaspar viskas siia roosat ka vähe veel ja siis sul ongi seal vikerkaar on seal filtris. Aga mis me räägime, freesimise tükid, näe, siin ongi põhimõtteliselt. Näed, siit on ära freesitud mingid tükke ploki kaanest, et siin nagu oleks ilus puhas kõik, et siin ei oleks karedaid asju. Ja see sama tükk võiski olla kuhugi kleepinud ennast nurga taha, mis on jäänud kinni sinna vaata, mingi ebemega hoidma. Ja siis nüüd ta on kuuma peale õli selle paiskega lahti pritsinud ja põhja läinud ja läbi käinud. Jah, et see tükk on nii väike, et kui ta pumba käib, siis pump perissib tulist kokku, see ei tee pumbale ka midagi. Ja mootoriski Bessaleni juurde ei jõua. Ma ütlen, kui saadame Villeri juurde ka, tahad Villerile viia selle. Viller videost näed, siis me ekspertiisi tükk on mu käes, ma panen siia selle kuupäeva peale Riiast. Ja kes vaatas nüüd veel Driftmastersist, siis Dave Egan kuulus Driftmastersi sõitja, vaata, sõidab ka 2 JZ-iga ja neil oli see huvitav probleem, et rihmaliini sattus kummitükk ja väidetavalt selle alumise katte vahelt läks sealt ronis sisse ussike ja viskas rihma üle ja pahandus mootor katki. Et okei, ühe koha pealt on see hammasrihmaga mootor natuke paha. Aga teisest jällegi hoolduse mõttes on lihtne ja okei, see on mingi jälle 10 000 juhtumist võib-olla või 100 000. Ja vaatasin, ma hakkasingi vaatama, et ma tean, et teisel on teistsugune otsatämper, vaata. See fluid tämperi oma on vaata pikalt nagu ülesse poole, teistel on vaata nagu ja teistel on eespool see nagu see tasakaaluratas, sellel on tagapool ehk see just kui peaks kaitsema, et sinna midagi ei satu ja näe, meil on siin kanavõrred ka ja kanavõrrede vahelt ma olen siin vorsti juba leidnud, et töötavad ja peale igat võistlus käib autotehniline tšekk, Karl käis kõik auto all poldid läbi, logistas, keeras kinni, vaatas mis on ja Magnus loksutas ka rattaid ja tegelikult tagaratastest leidsid ka, et Riia ikkagi äärekivid, kust üle sai küpsetatud paar korda on teinud haiget siis poltidele, mis hoiavad käänmiku kinni. See ülene pikk polt jah, mis on Nissante puhul see kõige suurem viga, aga see on ka minimaalne võrreldes muude sildadega. Et kuna see pikk polt ja seal on seibid vahel ja ta ei ole double shear, sa saab liikuma hakata, sa vast loksutab ennast lahti või siis kõveraks taas mingit pauku. Nii et Karel käis Baltic poes mustasid tugevdatud niimoodi, et siis saab neid ka ära vahetada, et see on siuke tüüpiline viga iga väikse kolksu peale, jah. Aga vähemalt odavam polti osta kui õõtsasid ja kaikaid. Vige või sildasid või porame. Hirm tuleb iga asja peale siin näed, kuradi, siis peab teistelt õppust võtma ja... Magada saad ikka õhtul? No õnneks veel saab. Et ma ei hakka midagi ütlema, las ta jääb praegu nii. No, before going Leetuva
Oled sa välismaal Leedus käinud? Olen ikka, jah. Mis tegid sa? Eelmine aasta käisime esimene proosel, Taugapil. See ei ole Leedu. See on Läti lõpp. See on Läti lõpp. Läti lõpp läbi. Siis ei ole käinud vaata. No nüüd mees saab esimest korda Lietuvasse. No autoäri on ikka. Äkki mingid rümba kaasa sealt? Ära, ei hakka. Seal on ohtlik, seal on sõidu ajal varastatakse ka väljad ära, olete ohtlik. 7-sega ei saa minna sinna. Ei lähe. Aga preparation siis enne, sellepärast, et Karel pole selle raja peal ka sõitnud, aga onu Maicel on ja Maicel teadis, et see on ikkagi aeglane rada ja siis nüüd tuleb tihver ära vahetada aeglasemast, siis on ilusti kollasid pandud peale. 3-7 tihvriga, kõik teavad, mis tihvriga Kareli auto Maiceli kätte vahel sõidab ja seal Leedus. Ega ta ütles ka, et see peaks hea olema. Jah, et ütles, et vaata, et on sarnane Raassilega. Jah. Et noh, siis peaks õige olema. Lasta piiras. Ja siis Karel hakkab tegelema veevärgiga. Siin on ikkagi see Wastegate elektrooniline, ütleb, et tal elektroonika... Aitäh! Elektroonika kuumeneb üle, siis me nüüd võtame teisest kohast plokist vett jälle. Või tähendab, me võtsimegi plokist vett, mis on tegelikult soe juba või kuum ja siis ta läheb sinna Wastegate'i, mis on ka kuum ja siis ta ei jahuta seda nii palju, see vesi on liiga kuum ja siis ta läheb sinna veepumba juurde uuele ringile. Ehk me tahame nüüd külma vett saada ja näed, torud tulevad siit tuleb see jahutatud vesi tagant ja nüüd me teeme, ma oleks maha visanud, nägid reaktsiooni või, pro-klassi reaktsioon. Selle tüki paneme siia vahele niimoodi, et siis siit Wastegate'i läheb jahutatud vesi, mitte kuum. Ja siis ploki otsa paneme kinni. Vaatame, kas me sellega saame tempi nagu siis veel alla. Praegu häda ei olnud, aga me ennetame probleemi, kui meil on ka Hispaania ilm hakkab siin tekkima mingitel võistlustel. Et ta on nii kokku pakitud seal õhki liigujad on turpsi all, seal on kuum. Ega ta paremat asendit ja asukohta talle otsida ei olnud võimalik. Et siis tegeme lihtsalt oma jahutamisega, et paneme suuname siin õhku ka veel peale ja vaatame, mis need näidud siis on. Ja kolmas variant on ka veel, kui kõik need abid ei aita, siis me teame, mis temperatuurili ta läheb. Ja see, et ta ei vigurdaks meiega, me saame tempanduri juhtme teha lihtsalt klinks, katki ja siis tema ei tea, et tal kuum on ja siis ta töötab nii kaua, kui ta töötab. Sellepärast eelmine töötas ka nii häda ei olnud ja kui me need maksimumjahutuse ära teeme, et probleem on, siis meil on ikkagi plaan C ja X ka olemas. Möllad siin. Ma võtta, kust lõigati ühe korra mõõdad, 7 korda lõika. Tegelikult on 7 korda mõõda, ühe korra lõika. Siis jääb sinna peale lükkamise varu, jääb täpselt siit kronsa kinnituma ja siia panen vahetükki siis. Ehk siit, vaata nüüd tuleb varm dusser. Kui jama on. Vihma sajab ka Safety first. Aha, tuli meelde või? Tuli meelde, jah. Noh, nii palju siis sellest. Nii palju sellest veest, siis seda on siin vahetatud nagu sama palju kui õli, ma arvan, vaata kui puhas vesi on. On küll, jah. Püüaks kinni või? Ja küll peab sellest vabra võtma ja ossa poiss. No nüüd tuli õhk pääses liigus. Põranda vedu. Õnneks on puhas vesi ju, destileeritud vesi või. Saab poest käia jälle uut osta. Ega pange kraani vett, sellepärast et kraani vesi hakkab roostetama, siis teil plokk roostetab seest pole. Kui tundub, et vihm läks üle ja saab edasi teha. Oo, vihm oli. Tere Kareli fännid. Täna on mingi, mis täna on? Täna on neljapäev. Ja homme on reede. Homme hakkab tiimibuss Tallinnas sõitma Žiliau või whatever sulle koha nimi on, mis seal Leedus on. Meil on Baltiku Pro etapp seal, Leedu meistrivõistlused ja Baltiku meistrivõistlused. Mina olen hetkel Berliinis. Ma pole siit ära läinud peale seda, kui ma peale Riia võistlust koju tulin siia. Jah, meil on Berliinis. Ning siin on nii palju asju.
Autonovaga seoses hästi palju uusi arendusi on ja nii et ma võtsin hooldusest auto, viin selle enda siia platsile Saksamaal ja siis lähen koju tagasi Simmi mängima, mida ma ütlen ausalt, mida mulle väga ei meeldi teha. See Simmi värk on, ütleme, pole üks mu lemmikutest. Ma pigem teeks trenni mingi muu autoga või teeks autoga trenni. Seal on nagu tagumiku tunnetus ja nii edasi, kuigi ma saan aru, et see Sim on tähtis, sest et Simmi pealt tulijad on päris autoroolis palju efektiivsemad kui lihtsalt päris autorooli minijad. Seega proovin seda Leedu rada, ega mu Simmi setup on ka selline, et ega see väga ei ole cool. Aga mingi Trustmaster T, ma ei tea, 600, 300, ma ei mäleta isegi, mis need numbrid on, ma tean, et seal võiks olla mingi osa. Mul aega olnud tegeleda ja sinna investeerida. Küll ma kunagi selle õige Simmi setupi ära ostan, ma olen Kareli ja nende garaažis seda testinud ja seal see nagu töötas normaalsemalt, on kindlasti kiirem ja lihtsam adapteerida. No nii, jõudsin platsile. Auto on services tagasi toodud, et kui tahate endale ilusaid autosid, näiteks midagi sellist, siis autonova.ee aitab teid hädast välja ja saame ka Saksamaalt tuua teile ägedaid autosid. Saame teile vahendada autode toomist, saame aidata näiteks siukse auto kätte saamisega, mida sakslane ei taha müüa eksporti näiteks privaadile või üleüldse siseturu auto, et ta ei taha müüa seda. Töönädalaga on selleks korraks kõik. Nüüd tuleb koju Simmi mängima minna ja homme juba. Nii, auto on ette valmistatud. Käisime sõna Sillas, Forsis. Karel reguleeris silda, tööpäev oli koos Taneliga, et ma ei tea, kui hästi välja tuli, et Michael ütleb pärast. Ja nüüd tal ongi see, et ei, te tegite, nüüd on kehvasti tehtud. Tegelikult numbrid on kõik samad, nagu oleks Magnus teinud. Magnus oli videokõnes meil. Hallo. Live ülekanne, et bussi pakkimine on käsil, siis et pakime bussi ära. Midagi susiseb, midagi lendab õhku. Tanel tuli maha, raskus tuli maha. Aga, näed, äratus. Patreonlastele oma videod ja tegin ära juba tegelikult, teen teile ka siia. Kes ei tea, mis on Patreon, minge vaadake, lingid leiab alt. Et pakime täna bussi ära, täna neljapäeva õhtu ja Karel ei lähegi Leetu nende meestega kaasa. Ma juba neile rääkisin, nad teavad seda ja siis ma ütlesin, te peate seal filmima ja blogima. Veab sul. Mis siit episoodist välja tuleb, siis mis juhtuma hakkab, kui hiirtel pidu on? Pool infot on puudus, mingit infot on liiga palju, raudselt on. Te hakkate raudselt seal mingit mähkima ja lollusi tegema. Näidake siis, kui raske elu on tiimi selle juhil, kui teda ei ole. Move that bus. Vaata, et sa rahulikult sõidad, ma sõidan ise või? Ja tõesti see võtab nagu ikka. Sidur võtab väga ülevalt, ilmselt on varsti saab siduri vahetusega bussile ette võtta, see on normaalne. Saab sinna Volvo esindusse minna, Marge, ma tulen varsti. Tee pakkumine ära juba siduri vahetusega. No kadunud poeg, kohe tuleb üles saadeta. Ja vaatan, selle ülevaat saad ja täna saab läbi. Sellel või? Ma eile õhtul avastasin. See on nii vana pill, et see küll ülevaatselt läbi läheb. See läheb väga puutal. Ja Taavi ei tea, et ööbimine bussis on. Oleks võinud mulle ka mainida, kõik tulid patjad ja tekkidega, mul on ainult 2 pakki, kas ma panen need peale? No kui sa klüpsu lõhkuma paned, siis sul see kere hakkab niimoodi vibreerima, et see on nii soe, et ei ole vajagi. Ja näed, see mootorsõidiku volituskirjad ka sulle äkki jääb vaja, vaata, ma täida oma pool ka ära. Kirjutasin töölepingule alla. Madratsit ja tekki ei ole. Kirjutame ümber ära. Sa ju sõidad, juba magad või? Seda küll. Sellega on vähed jama, siis ma ei tea, keegi Pärnust läbi šoppama. Müstist on teki ja padja või magamiskoti. Õnneks pidi siin sinu komplekt olema. Ei ole, ma viisin ära selle. Viisid ära? Parim, mis ma teha saan, ma jõudsin õige kaabli maha, äkki ulatub. Vist ei ulatu, jah? No ajutiselt saab panna telekast võib-olla alla. Sõidu ajal saate makki timmida uut ja Taavi käis Lasnamäel tiiru hommikul siin 6 aega. Paar uut makki. Leedus peaks hästi kaubaks minema. Ja sealt sa saad need vana ka maha müüa veel ja kõik jutud. Saab 20 euri veel lisaraha. Nojah, kuule terminali ka, ma panen siis poistel paagi täis, hea sõita, pea oma rahast tankima. No aga tagasi tulles võib-olla peate ikkagi.
arvad, et võtad nii olnud? ma ei tea, äkki jääb puudu, jääb 600 kilti üks otsa. no jah, siis jääb ikka puudu, ma arvan. Äkki venitate Läti sinna piirini, Eesti piirini ära, seal on terminal, seal saab uue suraka panna. Pole paagid täis, teised läksid rüüstama terminali tanklat nagu ikka. Vaatame siis, mis see 100-le tuleb. Keskmine kulu. Palju. Nullime ära kõik või? Vaata, see raske jalagi ole, rahulikult sõidad. Sotiga või? Kandnud sinna põrandasse ja minekut. Sul on dokki vaja, püsikud. Selle oleks pidanud võtma selle silikonipüssi hoidja. Seda leiab kapist äkki? Püsikud. Ossa raisk. Viskab välja ka veel. Kurat, raiskamine. Paparazzi. Pelmeenile. Näeme. Lähme Pelmeenile. Tahate mind vägisi kaasa võtta? Ma ei tea, kas ma julgen tulla või? Astu siia bussi. Paned uks selja tagant kinni ja kõik räisk. Hea küll, ma kähku loen. Tulen loen kähku sõnad peale teile siin. Ja uks läks kinni juba. Isi teile vaadake, et te lollusi ei tee ja kõik karikad koju toote ja... Ei luba midagi. Midagi või? Karikaid ei tule ja teete lollusi. Hea, kui me ise tagasi tuleme. No ega Leedu on siuke kahtlane oht ka. Oot sõidu ajal keegi rattaid ära vaestab bussile. Driver on ka puudu. Kus driver on? Driver tuleb otse sealt Germany. Ta tuleb selle, ma ei tea, eralennukiga või erarongiga või millegi. Äkki ta teeb ka mõne klipi, siis siia panna. Nojah, ega ma annan kaamera üle, ma ei tea, mis siit edasi tulema vlogis hakkab. Siis pärast ise editades näen, et kena reisi. Ärge siis väga palju mulle siia prügifilmiga niimoodi. Saad 2 nädalat järgi vaadata neid kaadreid. Kui sul mälukaart on? Paneme rekordiumist, et Aku on seal, vaata, vahetama peate ka siis. Karl ja Tanel siis loodetavasti hoolitsevad selle eest, et midagi ikkagi filmitakse ka. No äkki midagi tahab. Ja kui ma näen, et ei filmita, siis ma ikka teile. Anna teada, jah. Head aega. Parem, et lähed. Nii, me võtsime Taneliga siin kanali üle. Meil siin Magnus on ka. Magnus majandab. Tanel majandab. Kuule midagi, polis nii palju. Kuuleb ikka tegelikult. Me jõudsime nüüd ülevaatusele, et Taavi läks mingeid asju sinna juba ajama. Keegi toositab. Põhimõtteliselt ilma ülevaatuseta sõitsin siia praegu. Või täna saab läbi või? Ma ei teagi. Aga nüüd teeme ülevaatus ära ja siis täpiks või? Siis täpiks, jah. Nii, meie vorst läks nüüd ära. Ei läinudki. Poole peale. Kuulsid, mis vend ütles, jah? Din. See tähendab, et anna gaasi. Naljast aru ikka. Taavi õõtsub seal bussis. See on see meresimulaator. Tahate, ma üllatan teid, kuhu me nagu esimesena kohale jõudsime? Tadaa! Mis sa tahad saada siit, Karl? Apelsini mahla tahaks. Sa tahad apelsini mahla juua? Yes. Okei. Et päike tõuseks. Magnus tahab ka midagi saada siit? ei otseselt ei taha. Ma arvan, minu jaoks on kapp juba jooki täis. Ma ka ei taha. Põhimõtteliselt tulime apelsini mahla pärast siis siia. Ja siis sõidame edasi. Bussijuhi esimene jalasirutus ka vahel. Jah, no kõigi esimene. Tegime kohe vähe pikema otsa, et saaks... Nüüd on vähem minna, noh. Nüüd on nagu... Oleks hakanud seal Pärnus pead sööma ja passima, siis läheb pool aega selle peale. Mis meil siin poisid teevad? Puldi ka seal. Spottima, kuidas sõita. Puldiga hakkasid drifti sõitma. Kuidas siis läheb, on huvitav? Ei ole, kus selles ei ole. Ma olen nii ruuki, vaata, ma võtsin 2 pulti kaasa, et saaks kuradi mingit Fifat või midagi või ma ei tea, NBA-d omavahel mängida. Aga tuli välja, et Remote Plays ei saa kahekesi mängida. Mis siis veel vahepealseid uudiseid on? Käisime Apelsini keskuses Liidos söömas näiteks. Läti Liidos ei müüda neid praekartuleid, mis Eesti Liidos on, nii et no ei olnud midagi erilist. Praekartulite pärast ma sinna tahtsingi minna, need. Maapoiss, vaata, praekartul.
ja see Hakli kaste või? Taavi sponsoreeris meile uue maki, nüüd meil on tümps korras ja auks toimib. Ei zoomi välja, aga töötab ja toimib. Tanel, näita nüüd, vaata, ma zoomin sinu sõidu peale. Suur zooming. Sa Haki. Nägid jah? Aha. Mul tunne, et auto maha kandmisel. Working hard. Et noh, kui juba poiskad Leedu poole seal teel on, äkki võtavad ühte teist head paremat kaasa, et Car Verticalis vaatasin siin ühe RS5 väljavõtet, et damage. No, lähme vaatame, mis see damage'i maksumus on. Lithuania 20–30 000 või? Noh, ja õnneks on meil siin pildid ka kaasas. Läbisõit oli ka, vaata, mis see toimub. No, 75 000. Ei olegi väga palju läbi sõitnud. Vaatame pilte siis, noh. Ja siin polegi suurt midagi, natuke pahtlit ja polli on valmis. Must on kuramus, keegi nüüd RS5 niimoodi ära lõhkunud jälle. Mis on sõitnud läbi posti või läbi seina või, mulda, kive, kõike on. Kas mõni kerepaneel, taga klaasi ei ole. Kas mõni kerepaneel või sirge on? Ei, see tiib ei ole sirge. Kas see velg on sirge? Ei tea. No igal juhul keegi on saanud hakkama ikka suure paandusega. Kas see enam üldse taastamiskõlblik on, tekib küsimusi. Mina arvan, et pigem mitte, kui siis oleksid hea ainult võtta driftitoolikuks mootor. Võtta, mis mootoriga see oli? Vaatame siit altpoolt järgi. 2013 aasta oma 4,2 liitrit, 331 kilovatti, 430 väänet. Gasoline, all-wheel drive, teeme tagaveoliseks, ei ole hullu. Car Vertical on siuke koht, kus saate vaadata autode ajalugu, näed. Hea on, et kohe ostma ei läinud, piltide järgi oleks võib-olla saanud tünga. Nii et ärge oskagi tee põrsast kotis ja kontrollige ennem Car Verticali ja kasutage kindlasti vampiire ja sooduskoodi, saate 20% alla. Oleme jõudnud nüüd Leetu. Meil mõni mees tuleb sealt tagasi. Hello! Kuidas millistele euronormidele meie buss vastab? Euro 6. 0. Tegelikult on 0, on ju? Siis kuna meil on euro 0, siis päeva hind on 29 euri. Algus ütles euro 6 ja no tegelikult ei ole reis 29 euri päev. Ja kes iganes selle arve omale saab, siis need lähevad küsima otsa. Päris kuradi karm hind ikka. Päris karm maad. Polegi sükast asja ostnud. Aga nagu nii suure bussiga. Normaalse autoga, et ei sõida mingi euro 0 ja siis küsima käest euro 0 või? See on hea zero. Zero? Are you sure? Ma küsisin tegelikult vaat seal taga on see kõrge bussi koht, et tõmbame selle bussi tõmbame ka äkki selle tolmust vabaks ja teeme selle ekraani teeme ka puhtaks, et ja no ma küsisin, tegelikult võiks teha, sest ma ei tea, kui hästi siit näha on. Meil on siin nagu hunnik, mingi suur laiba meri on siin ees. Meil on aega ka ju, võib üle joosta selle küljed vähemalt. Ja meil see driver kirjutas, et ta jõuab umbes 7 ajal ja meie jõuame umbes 6 ajal. Ära maha lase! Lase bussi peale, ära maha lase! Nii, Sixtist on auto kätte saadud. Olen kuskil Vilniuses ja Volvox on XC90. Tundub, et see on uus mudel. Esitulede järgi ütleks. Mul on siin XC90 olnud müügis ja sellist pole veel olnud. Teised ületasid just mingi piiri. Ma eeldan, et see on Läti piir siis. Ja see driftdiski ees on rohkem siis Leedu ülevalpool ehk siis Läti pool ja mina olen siis Vilniuses ehk siis Leedu all paremal nurgas ehk siis mul on 251 kilomeetrit sinna, neil oli äkki mingi 70 kilomeetrit, nii et no mis toimub? Seis on? Ma hakkan nüüd särki ära võtma sellest. Zoom in või? Jah. Nii, zoom in. Aga jah, me vist jõudsime nagu natuke liiga vara, et see mäekene, kus drift toimub, on seal taga, paistab. Paneme riided selge, lähme uurime, mis case on, kus mis saab ja Magnus õnneks juba ajab seal asja, et meil on nüüd see, et tänane ülesanne on paneme boksid just ära ja siis on päev õhtus meie jaoks. Siis hakkame seda Abelsi maala jooma. Davai. Siuke koht ongi Leedu kuradi drifti võistlusrada, vaata seal mäe peal, sirge peal, klipid vasakule, paremale. Zoom.
Driftid, siis teed sirge peal flippi, siis driftid veel, siis teed jälle sirge peal flippi. Timm rada. Miks nii hästi meelestatud? Ei no, miks sulle mingid kurvid ja asjad, mida peab kokku joonistama. Sirge peal flipp on Kuule natuke nimelik ka meil see mingi mees jälitab oma. Ära käi me järgi, me oleme isegi eksinud. Magnus ajab üldse seal ees mingeid asju. Vaadake, kes kohale jõudis. Mingi Günther tuli mingi Volvo, see mingi Rootsi emme autoga tuli. Tal mingi business kõned siin käivad. kõne poole äkki ja Siin hakkame kohe peale pressima, mis toimus? tal on mingi kõne vist äkki. Tal on vist ärid, vaata. Räägib juttudele. Ja ma pakkusin, et on see Rootsi emmed helistavad, kus sa mu Volvoga läksid. Leedu oma, Sixti oma. Ma arvan küll. 2 tundi sellega, see oli Kaunasest. Jah. Võimalik. Väga huvitav uus lahendus, võrrel polegi näinud sellist Volvot. Just enne kiitsime ilma, aga nüüd on nagu ikka... Natuke läheb talveks või? Natuke on halb. Kodune tunne. Leedukad on Rail Balticu valmis ehitanud. Jah. Läheb siit samast läbi. Aga rahvas juba koguneb siin igal pool. No tere! Tere! Meie see race driver seal piilu pealt. Tule tuppa! Tule sisse. Tule tuppa! Sealt peksele. Kuidas reis läks? Hästi. Kus sa lendasid? Hästi. Lendasin Vilniusesse. Ja, sealt tulid autoga. Jah. Nice, mitu tundi sõitsid? 2,5 ja Tund 8. 1,5 ja siis ennem seda veel pool ja tuleb nüüd mingi kõige haigem YouTube video maailmas või? Ei tule, me pole tegelikult mitte midagi. Ei ole. Mina olen filminud. Järgmine kaader on homme hommikul. Ja kõik on üliõnnelikud ja rõõmsad, sest et kell on 7 õhtul. Ma arvan, suht samad näod nagu praegu. Siis, kui me hakkame tegema asju. Oi! Kas te teadsite, et trodo.ee tükke saab tellida läbi trodo.ee või? Ma olen tegelikult poistega kaasa hiilinud, et nad ei tea, et ma siin bussis olen peidus. Ma mõtlesin, ma sokutan ise ennast ka kaasa, et trodo.ee kehtib Vampirio sooduskoodi, sealt lehelt leiab igasuguseid tooteid, isegi 2 setile, nii uskumatuse kui see ei ole. Nii et minge vaadake kindlasti, veebileht on väga lihtsasti kasutatav, eestikeelne ja nii edasi. Et poisid sõidavad sealt Trodo sünnimaast mööda, et ma mõtlesin, ma saadan siis neile väikse kingituse paki, panen kaasa sinna Trodolastele. Kõik lingid jääb alt, minge shopake, leiate 4-rattalisele sõbrale head kasulikku ja ärge siis Vampirio sooduskoodi unustage. Tšau! Hallo, boss! Jõudsin kohale, pool bussi on juba lahti pakitud, tere hommikust ka, laupäeva hommik on. Pool bussi on lahti pakitud ja siis oli see, oh wait, me peame ju filmima ka, sest Karelit ei ole. Ja mul tuli meelde, et Karmelit ei ole, et ma pean story'si tegema ja sul tuli meelde, et Karelit ei ole. Et see läheb... Töötab tulla hea video. See läheb väga meelest. Viimane klipp on see, et... Või tähendab, järgmine klipp on see, et oota. Jah, sõidame koju, vaata. No ühesõnaga lubab kuiva ilma, öösel on vihma sadanud, aga lubab, et täna on kuiv, tuuline, telki vist ei panegi üles, sest vihma ei tule ja tuult on palju, pole mõtet. Selle kaamera aku näitab, et ta hakkab tühjaks saama. Tule, ühesõnaga on see, et Koit kaotas oma need prillid ära, aga ma ei tea, kas ta leiab need ülesse. Sest läks bussi otsima, on siin... Kuule, nüüd on ilm palju ilusam. Niimoodi on päris tume, aga... Marti viistab sõitma mingi 5-6 minuti pärast. Paneme kõik asjad kaamerad külge ja paneme tuld. No, drivers briefing tehtud. Kõik info käes, tegelikult ei ole kõik, tuul viis osa infot ära, sest kogu info jagati trackwalki peal, raja peal jalutades, seal oli mingi, mis iganes, 50-60 inimest, kõik rääkisid omal ajal midagi, ühesõnaga. Oli vahepeal ühel koosolekul, ajal oli teisel koosolekul. Jah, põhimõtteliselt, et
et reaalselt ikkagi pidi vaeva nägema, kui sa tahtsid teada saada, mis rajal tegema peab. Et pidid kohtunike sabas sõrkima ja proovima nagu kuulda, mis räägitakse. Et Leedu kohtunik liiga kõva häälega ei rääkinud ka, et seal Tarmo vahepeal sekkus ja aitas selle helitugevusega kaasa. Tundub päris nasty track minu arust, et midagi lihtsalt küll ei tundu olevat. Aga samas Michael õppis meil Simmis ilusti raja selgeks ja siis näitab nüüd, kui lihtne see sõit on. Et vaatame, mis saama hakkab. First training sessions läheb peale kohe. Lõpuks saaks tulema. Palav vastika. Mul oli mingi 80 meetrit sekundis oli kuradi tuul reis. Mis see on? Oskar hääl. See oligi siis okei. Õnneks jõudsime üsna kaugele, sest see algus oli kole, aga hakkas juba tulema. Siis vaatame mingid asjad üle, arutame siin, mis on valesti, mis on õigesti. Vaatame paar videot ja räägime läbi ja teeme otsuseid ja kas ülekandega peaks midagi tegema ja trenni seis tehtud. Arutasime asju enne teist trenni sessi. Mõtlesime mingid plaane. Mina ütlen, et üks run oli väga okei, aga reaalselt on see, et kõik need rajapunktid on peaaegu paika pandud, aga nüüd oleks vaja kõik kokku panna ühte sõitu, siis oleks päris timm. Tavaliselt lõpetatakse nagu hea noodiga, aga mul on nagu see, et kõik on hea ja siis käib niimoodi. Ja väikene wallride'iga väiksed murekohad, et jalapidur ikkagi ei tööta päris nii, nagu ta on harjunud ja siin on nii palju eripärast, mis me arutasime, see on isegi ainuüksi auto teile vahe võib seda mõjutada ja see nurk, millega auto nagu liikleb ja nii edasi. Võib-olla ma lihtsalt ei adu ära, et ma lähen ikkagi liiga suure nurgaga sinna ja siis kui ma gaasile lähen, siis ta lihtsalt liigubki selle suure nurga. Aga sa ütlesid, et sul ei ole ruumi enam. Jah, ongi, aga samas sinna minnes, kui ma läheks väiksema nurgaga, siis ma olen ju kohe betoonis.
ja vaat lihtsalt kui sa ise tead, et on tegelikult võimalik sõita veel paremini, siis on nagu siuke... Siis häib, ja no teine asi muidugi Leedus see, et noh, jõuame kõigepealt tandemitesse, aga siin on pille, mis sõidavad reaalselt Sunfulli rehviga, ehk siis tänavarehviga ja 225 laiusega. Ehk siis, et siin on tegelikult on igal pool lubatud, aga nende taga siis sõita näiteks 265 Destinoga see tundub nagu nii haige, et ma ei kujuta ette. Ja see on siuke rada ka, et kui sa muudad nüüd jõhkralt endal näiteks, et noh, kuna sa pead aeglasauto taga sõitma, muudad nüüd jõhkralt näiteks enda auto pidamist, siis sa ei sõida ise seda rada ära, paned rehvi seina või kuhugi, sest see on nii täpne kõik see rada, et sa ei... Sest me reaalselt olemegi nagu klipi kaupa praegu edasi läinud. Jah, põhimõtteliselt asjad paika panna, et... Ja kui nüüd panna sinna üks paar rehvi rõhku juurde, ma arvan, ma olen kohe esimeses kurvis. Kohe oled off-track või spin või mida iganes. Igatahes jah, siis seda ei ole võimalik nagu niimoodi teha, siis noh, saab lõbus olema, kes peavad nende autodega sõitma. Muidugi seal on see, et ega need on samamoodi vähem jõudu ja rohkem gripi piiri peal, et nad päris ei seisa. Ja mingi kiirus on ikka olemas. Aga noh, ütleme, kiiruste vahe on ikkagi päris massive. See on nüüd see, et sa pead mudima ja siis kiiresti viskama ja siis ta püsib koos või? Ja ümber on saadaval Destino mallid 25 € tükk. Karel.piiroja.ee või mis ta see koduleht oli? Vampiiroja.ee Ja me niisama chillime, mis siis jääb? Ma olen kaasa, ma teen ballasti, ma on raskust vaja. Sa siis ütle Maikelile, kus on vaja lähemale ja kus on liiga lähedal. Ja kui ma kuulen kolksu, siis on palju. Mulle nüüd läks paljuks mingi 13. Aga üks asi palun, poisid, tervige kannada. Me tuleb pilet annad, me ootame. Me tulevad Austraaliast viimased päris tükk aega tead. Peamidi 5-6 kuuda. No te olete väga ägedad poisid, puljet. Tuleb. Puljet.
olen ainult mina süüdi. Ma oleks sõitnud kuradi 100 punkti Liidranni praegu. No on vahe. Sa olid ikkagi nii kaugel. Millest? Temast. Ei no see, õnneks manager ütles, ärge grippi juurde pange, nüüd tema on süüdi. Ei, ta ütles, et ärge hulluks minge. Okei, siis ei ole süüdi. Meie arvasime, et ärme pane juurde. Lihtsalt tavaliselt on see, et õhtul tuleb grippi juurde ja see on nii trikirada ja nii kuradi kitsas ja keeruline rada, et põhimõtteliselt kui sa muudad autoseadistust nagu Räägid sooga, ma seina äärde läksin. jah. Ma räägin, et oleks 100 punkti valimi. Et kui sa muudad palju seadistust, siis on väga keeruline pärast chase'ida ja liidida, et normaalne liid ka veel välja võtta. Aga noh, nagu ma arvasin, sirge peal oli sellest kiire. Kurvis vaata ei olnudki probleemi. Kurvis nagu püsis. Kurvis tegi oma lollusid. Aga midagi selgelt juhtus ühesõnaga. Lõi mitu korda sidurit ja... Ma arvan 8 korda äkki või? Ühesõnaga suri lihtsalt ära. Täiesti null. Pin. No oleks maha lastud, oleks avarii olnud. Ja mul oli täpselt niimoodi, et Michael läks kuradi sinna wallrun'i tegema, siis mul jääb see kuradi merekonteiner ette. Jumala vaata, mine pekki, mis laini läheb, siis tuleb merekonteiner tagant välja, lihtsalt in the middle of the track vaata, mis asja, mis juhtus. Tema selle, mis chase'i ta tegi, sellega oli see praegu raske ära võtta, ütleme, siis meie chase versus tema chase oli lihtsalt nii palju üle, et sellest liidist ei oleks piisanud. See nagu... Mina nägin selleks konteineri taha ja mõtlesin juba siis, et sellest ei piisa. Sest ta oli ikkagi ukse. Lõpusõna. Michaelil on kott pakitud, saadame teele ta, et ise minna teele, sest me ei lähe ühte kohta. Meie teed lähevad lahku siin kohal. Mina lähen Berliini nutma, jälle nebale. Ma luban sulle, et me nutame ka nüüd see 8 tundi, teed me süda 8 tundi, me oleme pausi kuskil. Ühesõnaga analüüsisime asju natukene ja... Leitsime paar asja. Leitsime mõned buginad. Liidrannis oli, mis probleem? Tahad ise rääkida? Ma räägin juba palju. Räägi, sa tead ju. Sa oled siin praegu see tiimi aseesimehe peatäitja. Liidrann oli, tegelikult oli kuld, sest chase'is me ei jõudnud järgi. Kohe jõuame sinna ka, miks me järgi jõudnud. Aga liidrann oli kuld kuni viimase kurvini, kus siis wastegate'i temperatuur tõusis üle 150 kraadi ja siis wastegate'il on selline fail-safe peal, millest on siin kanalil juba räägitud, et see emaplaat või mis iganes kurdi plaat sinna sisse ära ei sulaks, siis lülitatakse, tehakse lahti wastegate. Ehk siis kogu puust, mis sul on, kaob ära, jõudu pole. Ja siis ta sõitis terve viimase kurvi keset rada. Aga siis nüüd vaatasime, et mis siin siis kurdi chase'is juhtus. Selgus väike tõsiasi, et Michael sõitis esimese kurvi teise käiguga. Nüüd tahad ise rääkida? As always. Ja siis, kui käigu vahetus hetk oli, siis vahetasin käigu ära ja siis tuli 3, 2, 1 ei tule. 1 ei tulnud, see oleks money shift, euros, dollars, jenis shift. Ühesõnaga tõmbas sama koha peal, kus kogu aeg tõmbas kolmanda sisse, esimese kurvi lõpu osas, esimese kasti sees põhimõtteliselt. Ja kolmas nagu seal tabloo peal justkui korra läheb kolmas põlema ja lülitab kohe teise peal tagasi, ehk siis ta ei lülitanud kolmandat käiku. Ma eeldan, et ikkagi see kasti kõnks käis ära, sest muidu ma oleks aru saanud midagi valesti. Ehk siis ma tõmbasin käigu sisse ja ma arvasin, et käik on sees, aga seda ma lolli ei saanud aru, et tegelikult ei olnud käik sees. Terve põhimõtteliselt chase run'i ta sõitis teise käiguga ja rattakiirust oli nagu väga palju puudu võrreldes sellega, mis me nagu terve ülejäänud päev on. Et tegelikult oleks seda shifterit vaja ikkagi, mis fail-safe'ib ära selle, et ta teeb cut'i õnne korral. Siis nagu poleks juhtunud seda asja, sellepärast et sidurit vajutatakse nii samal ajal. Ja nende kurbade nootidega hakkame siit otsi kokku tõmbama. Jälle top 32. Ei saa jälle öelda, et tegelikult Lätis jäime 5. Yes. Seekord EAL-i uudistesse ei saa. Kindlasti mitte. Võib-olla saab Michael Reilen kukkus kordi top 3. Esimese eestlasena kukkus välja raiska. Teisena. Aga enne me näe, siis näeme Lätis. Hellame. Yes, tšau. Yes, davai. Ja mis bussijuht ütleb, kuidas läheb? Väga hästi läheb. Väga hästi läheb. Väike vitamin välja. Kodu pole minek. See on reklaamimees.